tulime saare lõunasse mägedesse ja siin on veehoidla nagu meie Ülemiste järv, kus siis suuremad linnad, mis asuvad siin saare keskel, saavad vee ja siin on nagu näha, on toimunud suur vihmasadu. Siin oli tegelikult tsüklon, väikene orkaan just 5 päeva tagasi ja veetase on niivõrd kõrge, et see on kinni pandud ja meid lubati lihtsalt siin eriolukorras, erandkorras lubati sisse. Näete, siin on tamm, isegi kõrge tamm on, mis hoiab seda vett kinni. Ja see on siis see veehoidla. Ja mis teha võõral maal? Sõbrustada inimestega, avatud inimestega, kellel on südamed ja saada sõpradeks ja tulla koos seiklema. Võtta auto ja teil on kohe olemas autojuhid, teil on kohe olemas nõuandjad, läbirääkijad ja saate igale poole otse teed ja ei pea astuma rehade otsa, lihtsalt peab olema avatud südamega. Kujutage ette, et kogu see järv on tekkinud mitte mägedest siia voolavast veest ega mitte mingist jõest, vaid see on kõik vihmavesi. Siin tuleb nii palju vihma lihtsalt. Ka rannikul oli päike, tulime siia, siin on pilvine, vahepeal sadas ja tuleb nii palju vihma, et siia tekib järv ja kui saar tuleb, siis tegelikult on vees järjest. Väga hämmastav kliima. Ja rannikule tagasi minnes on praegu päike kõrvetab. Ja siin kõrgus on kõigest 500 meetrit ja mingi vahemaa võib olla siin 3-40 kilomeetrit. Tulime siia mägedesse vaatama kujusid. Tegelikult on siin üks salajärv, kus on selline võluvägi. Me lähme see järve vaatama. Siin ennem on veel need templid. Lähme templitesse. Läksin üle muru ja sain omale külge taked, kohalikud taked. Siuke mõrakas tehtud. Ja palju siia on läinud metalli. The pre-rounds, it is considered that you have done all the gods. You have not forget anyone. He is the major, he is the father of. High water. Yeah, it's very cold. It's not. You can't drink it, but you can wash your face. You can even go food. Sellel veel on ilmselt mingi tervendav mõju, sellepärast võetegi niimoodi püha vee seisusesse. Üldiselt on siin see tee kuiv, aga kuna 5 päevast oli suur orkaan siin, tuli meeletult vihma, siis on siin kõik ära uppunud. Sellepärast saab nüüd nautida siin sellist jahutavat, kosutavat ja salapärase veega, nagu nad nimetavad seda täidetud teerada. Tegelikult on siin palju mugavam käia, kui oli käia seal asfaldi peal. Nii et tegelikult on väga hea, et siin see uputus oli. Ma kohe naudin seda puhtas vees käimist. Muudla. Suured kalad, jah? Kui näete kaamerast. Hallid. This is Kartikeya, Lord Shiva's first son. First son, First son. You know Ganesha? Yeah. Ganesha is his second son. This is first son.
Crocodile, it's his mount. You know, every god has a mount. Some have lion, some have horse. He mount on a crocodile. Okay. He's a mother water. Fish Ganesha. elephant. Yeah, elephant. See on Ganesha. Yeah, Üks Jumalanna veel. Goddess of goddess of education. education. Yeah, education. To pass exam, she pray to her to give good intellect. Okay. Ini mau pakai mau aku. Ya. Lipstick mana? Yeah. No, Siin ka makaagid, vargad, kes krahmavad käest ära asju. Eriti kui süüa puuvilja, siis tulevad ründavad tõmbavad käest ära. Ahaalsed, õgardid. Ouais, c'est bien ça. Just here on, then we will come upstairs. You can see her. You can have more view. Because here it's blocked. Because here it's blocked. Ilusad vaatad. Ilus vaade. Il me prend. Saaks kinni hoida, saaks tüki ära võtta, veel saab neelanda. This one is nice. Hey! You don't put the... Saab pool ära võtta käest. He have removed the peel. On tegelane. Il a reconnu. Sai banaani kätte nüüd. We can't touch them, huh? I think we can. But it's risky, he bite your finger. Yes, it's a bit risky. Let me check. Let me check if you can touch. Can I judge? No. No! Yeah. Okay, No. okay. Okay, see. No, they're wild. On hea. Picture is okay. Näete, sellest puust tehakse paberit. Puu koorib ennast lahti väga huvitavalt. Ja viskab maha sellisest koort, millest saab paberit teha. Väga huvitav. Marrioti ja Sheratoni hotell tahab ära võtta viimase ilusa ranna Mauritiuselt. Tahavad ehitada siia lukshotellid. Panna kinni selle piirkonna, aga inimesed võitlevad oma õiguste eest, seisavad siin, piketeerivad. Et tegelikult inimestel on tahet, on jõudu, on eluvaimu seista oma õiguste eest ja ma arvan, et see on õige. Võtte kohal on televisioon ja siin see juht selgitab, millega tegu on siis tegelikult ja rand on tõesti ilus. Lähme kohe lähemale vaatama ja neid randu, mis on niimoodi vabad, kus on liivarannad ja lähedal ka ei ole päris saare tagumises nurgas, neid randu on aina vähemaks jäänud. Ja loomulikult on äri see, mis jällegi loeb, mis maksab. Suured hotelliketid on rikkad, maksavad. Ja valitsus muidugi valkirju, sinna tegelikult valkirju anda ei tohiks ja niimoodi on see ilus rand, näete. Segna rand siin on ohus sellepärast, et siia võib-olla varsti lahti enam. Varsti peab minema siia hotelli, ostma omale numbritoa, et tulla siia ujuma siis. Rand on ilus. Väga hea rand. Võimas. Vesi on puhas ja liiv on ka lumivalge. Vau, lähen ujuma. Väga palju on siin koralle ja vaadake siin, ühel karbil on peremees, talle üldse meeldi. Ei meeldi, et ta kinni võtsin, näete. Püüab mind, püüab mind täpistada. Jäi mul käega kinni, aga päris teravad nukid on poisid, jah. Krabike. Ta tahab
niiskesse tal on päikesega raske olla, aga sellepärast kuri ongi, et tahab ette minna. Hakkab põgenema. Tagurpidi pöörates ta saab purjaks. Päike tuli liiga. Päikest küll ei ole praegu kohe, aga päike on tuli kilda paismas. Ja nüüd sai poiss vette. Orjus ei ole hea asi. Kui oli Prantsusmaa siin võimul, enne kui inglased seal saare üle võtsid, siis tõi Prantsusmaa siia palju neegerorjusid ja selleks, et ikalt vabaneda, lepsid neegrid kokku ja nad läksid selle mäe otsa ja hüppas alla kuskil 500 inimest. 500 inimest sooritas lihtsalt enese tappa selleks, et anda mõista prantslastele, et nad ei taha olla orjad. Nad tahavad olla vabad, sellepärast tehti siia selline mälestusmärk aegade eest, kui peeti veel orjasid. Ja siin nagu näha on, siis on isegi väljas selline kuju jooksvast neegrist, kus neeger põgeneb. Ja see põgenev neeger siis tähistab seda, et siin oli kunagi väga palju põgenikke, kes lihtsalt eelistasid orjusele elust lahkuda. Puuvilju ostma. Siin ei olegi eriti muud toiduks võtta kui puuviljad. Ja needki on pooled on toodud välismaalt. Ootame, kas saab kohalikke banaane, papaiasid, mangosid. Muud siin eriti kohalikku polegi. Kurb tegelikult. It's 70 rupees a banana. Oleme ühes külas ja siin on arbuusid lõpuks rohkem hinnaga kui Eestis. Et linnas, eriti seal kuuratis on arbuusid kallimad kui Eestis, et osta eriti ei kipu, aga siin on hea. Siin mägikülad, kus kõik kasvab, on õiged hinnad. Pärast suurt troopilist tormi on siis vett täiski kohad, ujub. Aga päike kõrvetab või? See on suhkruistandus. Siin kasvavad suhkrut tootvad taimed. Sellest varrest siis pressitakse välja pärast suhkur ja need kasvavad siin siis 5-7 aastat ühe juure peal. Siis hakkab selle juure tootlikkus vähenema ja need võetakse maha, pannakse siia siis uued istikud. Niimoodi 7 aastat järjest siis saab niita selle roogu ja suhkurt toota. Ja siis mul tegelikult on küsimus, et miks suhkur peaks olema nii kallis, kui see kasvab lihtsalt 7 aastat järjest saab vaid niita võtta. Suhkur on lihtsalt tehtud monopolis. Suhkrust tehakse kõike ja suhkurt läheb nii palju maailmas, sellepärast on ta nõutud, kuigi tegelikult sahharoos on kõige raskem suhkur. Ta on 6 ahelaga ja teda tegelikult tarbida ei ole mõtet, sest fruktoos on 1 ahelaga suhkur, laguneb väga kiiresti. Glukoos on 2 ahelaga ja tarbides siis fruktoosi või glukoosi omastab inimesele palju kergemini. Ehk siis 6-3 korda kergemini kui sahharoosi. Niimoodi on lood.
sõitsime maha pika maa, et tulla loomaparki ja kohale jõudes nägime, et siin on 2 hinda, üks on kohalikele, teine on siis sinisilmsetele ja valge nahaga inimestele, mis on siis pea poole kallim. Pisike loomapark ja siin on tegelikult hind 3 korda kallim meile, kui on Eestis suur loomaaed. Nii et me näeme seda kui röövimist ja seepärast me sellest röövimisest osa ei võta, lahkume siit. Araucaria on ilus. Koht on ka ilus, aga siin on nagu seatud niimoodi, et kui sa oled sinisilmne ja valge nahaga, siis sa pead maksma 2-3 korda rohkem kõige eest. Nii et ma olen arukas, ma maksan õiglast hinda igal pool ja ega ma ei kipu neid loomi nägema, kui nad on 3 korda kallimad kui peaks. I said it's really green. Yeah, it's not. Look at the tiny. Yeah, this is a flower. Ja niimoodi kasvavad siis banaanid, õied ripuvad peaaegu maani ja banaanid väga väiksed. It's very small. It's growing? It's growing, still growing. Really? Yeah. This too? Väga toored, neid saab närida nii, et It's not even yet good. suu läheb paksuks. Nad on imalad. Ka see siin on WC. Seisin siin küünarnukid vastu seina, väga kitsad vahed on. Viimane on laiem, nagu näen, aga hädas aetud ja näete, puhas ja väga korralik. Nii et Aafrikas on ka selliseid vetseid. Ja siin on üks selline koht, kus on siis kaubanduskeskus, väike külakene, aga vets oli korralik ja näete kohvik väljas. Otsime suured kivid tee peal, jah, otsime koske ja siin need suhkrupõllude vahel ja siin kõised banaanis alusid oleme sõit juba maha üle kilomeetri, 2 viidak kadusid ära, et kus on siis nüüd see kosk, see nüüd on vaistu peale minek, aga tee on nii jube, et loodame, et autoga ikka kohale jõuab. Jätsime autokese maha ja lähme jala edasi, sellepärast et tee on läinud selliseks, et autoga on parem mitte sõita. Säästame kumme, sest siin, kui kummid katki lähevad, siis appi ei tule siia mitte keegi. See kohta lihtsalt ei leia ülesse. Ei see auto omanik ega võib-olla ka need, kes siin appi tulla tahaksid. All on näha urgu, on jõgi ja tegelikult on suund õige. Kosk ongi seal. Vaade on tegelikult imeline. Vaadake. Ja meie kavatsus on minna ujuma.